Esimesena võtab sõna medalikomitee liige, rahvusliku teataja, toimetaja Jaan Hatto. Tere, austatud aatekaaslased! Tere tulemast Irve parki! Selline lugu on, et Ain Saar pidi meil olema esikõneleja, aga ta saatis mulle järgneva volituse, kus seisab: COVID-19 viiruse puhangust tingitud reisipiirangute ja karantii tingimuste pärast pole minul, Ain Saarel, võimalik osaleda Eesti rahva tänumedali üleandmise tseremoonial Irve pargis 23. augustil. Seepärast volitan mina, Ain Saar, esindama ennast ja vaba sõltumatut kolonni number 1 Irve pargis 23. augustil Eesti rahva tänumedali üleandmise tseremoonial oma aatekaaslase ja kaasvõitleja Jaan Hatto. Nii, alustame siis Ain Saare kõnega. Ma loen selle ette lihtsalt. Austatud Eesti rahva tänumedali kavaler Tiit Madisson, austatud Eesti Leegioni sõprade klubi juht Rein Jõgi, austatud Eesti rahva tänumedali toetajad, kallis Eesti rahvas. Vaba rahvana väljendame oma tahet ise otsustada, kes on meie kangelased ja kuidas me neid tunnustame. 2008. aastal lõime üheskoos pretsedendi, tunnustades Eesti rahva tänumedaliga meie vabadusvõitluse suurimat sümbolit, sõjasangar kapten Harald Nugiseksi, olgu muld talle kerge, sulgudes. Eesti Leegioni sõprade klubi juhi Rein Jõgi eestvedamisel on peale pingelist 7-kuulist tööd jõudnud sihile. Valminud on Eesti rahva tänumedal number 2, millega statuudi kohaselt tunnustataks inimest, kelle töö Eesti eest vääriks riiklikku tunnustust, kuid talle pole seda jagatud. Kallis Eesti rahvas, me oleme kogunenud siia Irve parki, et avaldada taas kord üldrahvalikku tunnustust meie vabadustahte ühele vankumatule sümbolile, Tiit Madissonile. Mul on hea meel, et Tiidu võitlus on lõpuks ometi leidnud väärikat tunnustust. Ükski suur ettevõtmine pole aga võimalik ilma teiste kaasabita ja toetuseta. Seega tahan omalt poolt tänada kõiki tublisid Eesti Leegioni sõprade klubi liikmeid, kes on toetanud oma juhti Rein Jõgi, kelle toetusel ja kaasabil on sündinud Eesti rahva tänumedal number 2. Ma tahan omalt poolt veel tänada kõiki neid inimesi, kes on toetanud majanduslikult või moraalselt Eesti rahva tänumedali loomist ja vabadusvõitleja Tiit Madissoni tunnustamist. Seega, Eesti eest, kallid rahvuskaaslased, ma tänan, Ain Saar. Ja nüüd järgneb minu kõne, et mind volitati eeskõnelejaks. Ma võtan mütsi ära, et siis ma näen vanem välja ja ehk väärikam. Ma tahan enda ja rahvusliku teataja poolt samuti tänada kõigepealt Eesti Leegioni sõprade klubi, kes sellise väärika ja tõsise ja ka raske ettevõtmise edukalt viis üle finišijoone. Ma tahan tänada võõrsile jäänud Ain Saart, kes on selle idee algataja. Ma tahan tänada medalikomiteed, kes inimesed, kes sellega otseselt tegelesid. Ja lõpuks ma tahan tänada tuhandeid tubliseid, patriootlikke, eestimeelseid Eesti inimesi, kes toetasid tänumedali üritust, kes allkirjaga, kes rahaga, kes vaimselt, kes aineliselt. Teisalt mul on rõõm näha, et Eesti Leegioni sõprade klubi on saanud selle aasta numbri sees tuuletiibadesse või tuultpurjedesse ja on selle väärika
pika traditsiooniga ürituse võtnud enda kätte korraldada. Ma loodan, et Eesti Leegioni sõprade klubi võtab ka järgmisel suvel korraldada Sinimägede ürituse, et ei ole pääse kummalised kindralid, kes saavad riigilt palju raha ja kes äkitselt peale seda muutuvad peakorraldajateks seal korraldada ja no ma ei hakka seda siin ütlema, mida vahel on veel teinud. Mõttepaus tekkis. Tiidu juurde tagasi tulles. Tiit on teinud raske, pika, väärika, tõsise töö Eesti tuleviku, Eesti riigi, Eesti iseseisvuse, Eesti oma riikluse eest. Ja ta tõsiselt väärib tunnustamist. Ja seda ei ole tehtud. Ja kuna seda ei ole tehtud, siis seegi on ülekohus. Ja see on väga hea, et me siin kõik koos oleme ja kõik, kes toetasid allkirja ja rahaga, nad aitasid seda ülekohut leevendada ja hüvitasid vähemalt rahva poolt seda ülekohut, mis talle on osaks saanud, Tiidule, ma mõtlen. Ma ei räägi ilma asjata ülekohtust teile, sellepärast, et Tiit on riigipööra ju sisuliselt siiamaani. Ta on riigipööra, ta on nagu mina seisan teie ees, eks, 2 kätt ja üksinda ja lähen, pööran riigi ära ja pöörasin riigi ära. Küsige endalt, mis riik see on, mida niimoodi pööratakse. See on prügikast tee ääres, mida iga mööduja lööb jalaga ümber. Vaat, riike on mitmesuguseid. On Vene ja Bütsantsi mõttega, riigikluse mõttega riigid, kus on võim teeb, mis tahab, nagu juudi jumal, et ta teeb halba ja teeb head. Ja kõik alamad, ükskõik mis ta teeb kurja või head, peavad olema temale tänulikud, mis ta tegi. Kas meie riik on selline? Ei ole. Meie riik, lööge põhiseadus lahti, see on kohe esimesel leheküljel, et meie riik peab olema õiglusele ja õigusele rajatud. Aga see on õigusele ja õiglusele rajatud riik, kui inimene on ametlikult ikka veel riigipööraja. Õiglusele ja õigusele rajatud riik moodustab komisjoni, teeb tööd, uurib asja, seletab ära, vabandab, hüvitab, õiendab. Seda on inimeste jaoks vaja, kes seal riigis elavad. Sellepärast, et võltssüüdistusega ei anta kedagi niisama kohtu alla. Võltssüüdistuse peab olema keegi esitanud. Võltssüüdistuse järgi peab olema keegi kohtunik süüdi mõistnud. Võltssüüdistuse järgi peavad olema kuskil olnud tunnistajad, kes andsid vale tunnistuse. Ma ei räägi ilma asjata, kõik need on kuriteod. Siin on riigivõimu esindajad kohal. Võib-olla nad võtavad selle asja üles Riigikogus ja leiavad võimaluse, et riik uurib seda asja, mõtleb, vabandab, tegeleb ülekohtuga. Ma võin ka teile öelda, et miks seda riik ei tee. Miks nad ei ole seda teinud, ma võin ka seda öelda. Sellepärast, et nad tahavad edasi ülekohut teha inimestele ja teevadki seda. Kas Risto Teinonen tahaks meie hulgas olla? Kindlasti tahaks. Ta saadetakse võltssüüdistusega maalt välja. Kas Meelis Kaldalu tahaks meie hulgas olla? Tahaks, teda ei ole. Ta on sunnitud poliitilistel põhjustel maalt põgenema. Ühest poliitikust ilmus Nelli teatajas pikk lugu, et teda vaheldumisi lohistatakse ja vahistatakse. Kas tema ei tahaks siin meie hulgas olla? Kuidas ühte poliitikut lohistatakse ja vahistatakse, teised istuvad Riigikogus. Nende näod lähevad laiemaks, põsed lähevad paksemaks järjest. Ja jutt läheb uimasemaks ja segasemaks.
mina arvan, et Riigikogusse ei tohiks kedagi valida rohkem kui ainult üheks mandaadiks korraks. Nii et minu üleskutse on siinsamas öeldud, et riigile, et lahendage see ebaõiglus ära, mis nende inimestele on osaks saanud, keda ma mainisin. Ja sellega ma ka lõpetan. Aitäh teile tähelepanu eest. Sõna saab Riigikogu liige, ajaloolane, kirjanik, auväärse medalikomitee liige, ajaloolane Jaak Valge. Head kaasvõitlejad, ma olen väga uhke selle üle, et mind siia täna sõnavõtuks kutsuti. Ja ma nägin ise esimest korda Tiit Madissoni väga väärikas kohas ja väärikal ajal. Nimelt täpselt 33 aastat tagasi siinsamas Hirvepargis. Hirvepargi siis esimesel miitingul 1987. aastal. Aga ma nägin teda sealt ülevalt Rinnatise pealt ja sellepärast, et seal olid, sinna kogunesid sellised natukene kartlikumad kodanikud nagu ka mina, kes oleksid siis saanud selle arreteerimise korral öelda umbes nii, et nad on juhuslikult siia sattunud. Aga loomulikult oli Tiit Madisson minust ja on ka praegu mitu kraadi julgem, aga sellest hoolimata oli ka isegi seal Rinnatise taga osalemine oli üks julgustükk. Nüüd, kui me täna vaatame näiteks presidendi vastuvõttu, kuhu siis Tiit Madissoni ei ole kutsutud iseseisvuse taastamise vastuvõtule, ja ma oletan, et kui teda oleks kutsutud, et siis ta ka ei läheks sinna, sellepärast, et seal iseseisvuse taastamise aastapäeva pidustustel, riiklikel pidustustel osalevad isegi mitte minusugused, vaid osalevad ja domineerivad need, kellel ei ole üleüldse Eesti iseseisvusest sooja ega külma. Või kui midagi on, et siis pigem ikkagi külma. Ehkki ja nad samal ajal siis naudivad neid samu vabadusi, mida siis Tiit Madisson ja teised temasugused meile on siis kõikidele välja võidelnud. Tiit Madisson väärib tohutut lugupidamist oma isikliku julguse eest, aga temas kehastub siis tegelikult terve Eesti okupatsioonirežiimile vastupanu võitlemise vaim. Ka tänase tänumedaliga me kindlasti vääristame ka kõiki neid, kes siis okupatsioonirežiimile vastu panid ja lõpuks okupatsioonirežiimi võitsid. Ja nii kaua, kui meie seas on Tiit Madissoni suguseid ja ka neid, kes teda väärtustavad, et nii kaua on meil kõik hästi. Hoolimata sellest, kes parasjagu seal Kadrioru või Toompea või ka Brüsseli võimukoridorides meid valitseda püüavad. Elagu vaba Eesti! Sõnajärje võtab üle Riigikogu esimees ja auväärse medalikomitee liige härra Enn Põlluaas. Tere, head sõbrad ja lugupeetud Mart Niklus. Mul on hea meel tervitada teid tänase sündmuse puhul. 81 aastat tagasi toimusid läbirääkimised Nõukogude Liidu, Inglismaa ja Prantsusmaa vahel, mille sisu oli ju tegelikult mõjusfääride määramine Euroopas. Aga ootamatult sõlmiti leping teise totalitaarrežiimiga, Saksamaaga, ja pitseeriti terve Ida-Euroopa saatus. Poola riik kuulutati hävingule,
osa Rumeeniast Saksale, Balti riigid, mille hulka arvati ka Soome, Venemaale. Ja seda võib nimetada teise maailmasõja stardipauguks. Me teame kõik, mida see tähendas Eestile. See tähendas meie hääletut alistumist, okupeerimist, nii-ütelda riigipöörde lavastamist ja peale seda kõikide nende Ida-Euroopa rahvaste mahamüümist lääneriikide poolt ja me jäime 50 aastaks raudse eesriide taha. Kui seda ei oleks, ei peaks me täna siin meeles pidama Tiitu ega ka teisi vabadusvõitlejaid, kõiki neid, kes on Eesti eest võidelnud, kes on langenud, keda on represseeritud ja kõiki neid, keda ei ole Eesti riik selle eest tunnustanud. Kahtlemata oli 87. aastal siin toimunud Hirvepargi üritus, mille üks eestvedaja teiste seas oli ka Tiit Madisson. Kahtlemata oli see stardipauguks meie massiivsele vastupanule. Järgnesid ju laulva revolutsiooni suur meeleavaldused, laulev revolutsioon nii-ütelda, öölaulupeod, Balti kett ja nii edasi, mille tulemusena me saime vabaks. See oli esimene suur üritus, kus Eesti rahvas julges tulla kokku ja kuulutada avalikult, me ei taha enam olla Nõukogude Liidu jutumärkides vennaliku pere liikmed, kuhu meid on vägisi tiritud koos repressioonide, koos vägivalla, koos meie riigi hävitamisega. Me tahame saada iseseisvaks ja just siin nõuti, et Molotov-Ribbentropi salasobing kui kuritegelik pakt tuleb avalikustada. Ja see avalikustatigi. Loomulikult Nõukogude võim, kommunistlik totalitaarrežiim oli see aeg veel tugev, kuigi ta vankus, kuigi ta oli tegelikult sisemiselt mädanenud, sisemiselt läbi, aga tal oli veel piisavalt jõudu, et hävitada kõik vastupanuvõitlejad, kõik anastatud rahvaste iseseisvuse eest seisjad. Ja ka Tiit oli üks nendest, kes karistuseks saadeti riigist välja. Meil on palju neid inimesi, kes väärivad tunnustust selle eest, et nad on sirgeselgselt seisnud meie iseseisvuse eest, et nad ei ole kartnud või siis on suutnud selle hirmu ületada, selja sirgeks ajada ja ütelda, nüüd aitab. Eesti rahvas peab saama vabaks. Ja ma tunnustan kõiki neid inimesi. Ma tunnustan Tiit Madissoni ja kindlasti Eesti rahva tänumedal saab järgnevatel aastatel antud ka teistele meie vabadusvõitlejatele, Eesti iseseisvuse eest seisnud inimestele, kes ei ole häbiväärsel kombel meie riigi poolt tunnustust leidnud. Minu sügav lugupidamine ja austus kõikidele nendele inimestele ja samamoodi Tiidule. Aitäh! Sõnajärje võtab üle Tartu rahupõlistamise seltsi eestvedaja, auväärse medalikomitee liige Osvald Sasko. Tere, kallis Eesti rahvas!
Mina siin olen olemas ja õpin uuesti rääkimist. Minu rääkimise probleemid on probleemid ja jäägu nad minule kanda, aga ma selgitan seda kahte lippu mustade lintidega ja post number 1 Eesti Vabariik. Eesti Vabariik on tunnustatud juba üle 100 aasta, aga piiripost on Margus Leivo poolt kinnitatud, aga see post on õige koha peal, aga ülejäänud postid piiril ei ole õige koha peal. See tähendab, et lause, et ehitame kontrolljoone, ajutise kontrolljoone peal peaks olema tunnustatud ja kinnitatud samuti piiripost, aga seda tehtud ei ole. Käesoleval valitsusel tuleb kiiremas korras kinnitada ajutine piiri kontrolljoone riikide vaheline post, sellepärast et piiride kontrolljoone ja riigipiiri vahel ei kattu ühegi meetri võrra. Samamoodi on merepiir ja siis veepiir moonutatud, aga rahva ees esinetakse ja petetakse rahvast. Sellepärast minu vaimusünnitus ja idee on rahvale selgeks teha ja monument nagu niisugune on minu poolt välja mõeldud ja käibele lastud. Suur tänu selle kuulamise eest. Konarlik see jutt oli olemas, aga mina võitlen selle riigi, see tähendab Eesti Vabariigi iseseisvuse ja järjepidevuse eest. Elagu Tartu rahuleping ja Tartu rahulepingu järgi riigipiir. Suur tänu teile. Ja nüüd tuleb teie ette portaali Objektiiv peatoimetaja, meie rahvuslik majakas, härra Markus Järvi. Austatud Eesti Rahva Tänumedali laureaat Tiit Madisson, austatud medalikomitee, hea Eesti Leegioni sõprade klubi, kes seda üritust on korraldanud. See tutvustus minu kohta ei päde kindlasti, kui me võrdleme seda natukenegi nende inimestega, kes on Eesti rahva nimel kannatanud, kes on Eesti rahva ja iseseisvuse nimel võidelnud ning ka oma enda eluga kohati maksnud, nii nagu tegelikult Tiit Madisson on seda ju teinud, küll mitte surres, aga oma elu elades sellisel viisil, et paljud on teda hüljanud ja teda ei ole vääriliselt tunnustatud. Tiit Madissoniga võrreldes on hea vaadata seda ja vaadata teda kui meie eeskuju. Ma mäletan seda, kui ma esimest korda Tiit Madissoniga kohtusin. See oli 3-4 aastat tagasi ja
ta tuli sihtasutuse perekonnatraditsiooni kaitseks, me istusime maha ja rääkisime ja sealt vaatas vastu mees, kes oli siiras, sirgeselgne ja võiks öelda alandlik, mitte allaheitlikkuse tähenduses, vaid selles tähenduses, milles sõna alandlikkus tegelikult on kasutatud tõe tunnetamise, tõe tundmise tähenduses iseenda ja ümbritseva kohta. See tekitas väga suurt taustust selle mehe vastu. Ja ma sain aru, et see mees on minule kindlasti väga suureks eeskujuks. Teine tasand, mis sealt vastu vaatas, temaga rääkides, temaga kohtudes, nendest silmadest, sellest olekust, oli mees, kes ei murdu, mees, kes võitleb edasi, mees, kellel on põhimõtted ja kes on valmis oma põhimõtteid kaitsma iga riigi ja iga režiimi ajal võrdväärselt. See murdumatu kuvand Tiit Madissonist on kindlasti meie kõikide meeles ja pean tunnistama, et see on olnud minu jaoks suureks isiklikuks eeskujuks. Peale seda algas viljakas koostöö portaaliga Objektiiv, avaldasime vähemalt üle 10 artikli Tiit Madissonilt, tegime mitmeid intervjuid ja tänaseks on välja tulnud ka portaalis Objektiiv avaldatud Tiit Madissoni esseede, kolumnide, kirjutiste kogu. Teinekord, siin hiljuti, kui ma Tiit Madissoniga kokku sain, siis kõlas tema suust üks lause, mis pani mind väga mõtlema. See kõlas umbes nii, et mis minu elust kasu on olnud. Ma olen kogu oma elu võidelnud Eesti eest ja vaata mind nüüd siin. Kes ma olen? Need sõnad lõikasid väga tõsiselt minu hinge. Sellepärast, et siit vaatas tegelikult vastu mees, kes oma murdmatuses on väga palju pidanud ka kannatama. Me kõik teame seda, et murdmatuse juurde kuulub tegelikult see, et oma sisemuses on mitmeid kordi tõenäoliselt murdutud, aga ülejäänud inimestest eristab neid inimesi, keda tõeliselt murdmatutena tuntakse see, et nad tõusevad püsti, murravad oma murtud liikmed taas paika, panevad lahase peale, neelavad valu alla ja lähevad edasi. Selline kuvand Tiit Madissonist on minul, kui ma temaga rääkisin. Ja see teine punkt on see, mis on tõeliseks eeskujuks ja võib olla tõeliseks eeskujuks Eesti rahvale. Mees, kes jätkab edasi, mees, kes on võidelnud, mees, kes on tõeliselt kannatanud selle aate nimel, mille eest on seisnud, olles ka deporteeritud Nõukogude vangilaagritesse. Müts maha härra Tiit Madissoni ees. Seda viimast lauset Tiit Madissoni suust kuuldes ma mõtlesin ka selle peale, et kas ma võin oma enda elult oodata midagi muud peale selle, et ka me elame elu, mida ei tunnistata, mida ei tunnustata ja kuhugi võib-olla siis nüüd alles praegu selle medaliga me jõuame välja. Kindlasti. Väga paljud Eesti rahvuslased, väga paljud inimesed, kes oma riigi eest võitlevad selles olukorras, kus riik on tegelikult paljuski kaaperdatud globalistide poolt ja iseseisvusest on jäänud järgi väga vähe, võib-olla ainult mingid sümbolid. Selles olukorras on väga oluline teadvustada, et Eesti eest ja Eesti rahvusliku sõltumatuse ja iseseisvuse eest võitlemine toob endaga kaasa ohvreid. Peab tooma endaga kaasa ohvreid, muidu ei saavutata midagi väärtuslikku.
Tiit Madisson on selles osas suurepäraseks eeskujuks. Tiit, ma tänan sind selle võitluse eest, ma tänan sind nende isiklike ohvrite eest. Mul on tohutult hea meel, et sulle täna riputatakse kaela Eesti rahva tänumedal. Olgu see tunnustuseks sinule, olgu see kandku see edasi lootust ja kandku see edasi seda sõnumit, et väga-väga paljud inimesed hindavad sind, hea Tiit. Väga paljud inimesed hindavad seda, mida sa oled Eesti heaks teinud. Aitäh sulle, Tiit, selle võitluse eest. Ma soovin sulle veel mitmeid aastaid viljakat võitlust. Suur tänu sulle, Tiit. Sõnavõttude osa lõpetab tuntud jäägripealik Eesti Leegioni sõprade klubi auliige härra Jaak Mosin. Lugupeetud kokkutulijad, ma tänan teid kõigepealt selle eest, et te olete siia tulnud kokku hoolimata vihmast, et avaldada tänu kamraad Tiit Madissonile. Tiit Madisson on erenäide sellest, kuda mitme valitsuse ja mitme võimu all võideldakse Eesti Vabariigi riikliku sõltumatuse eest. Eelmine aasta me arutasime Tiiduga ja lootsime, et kui rahvuslik erakond EKRE tuleb võimule, siis tema juhid ütlesid väga selgelt, kui me saame võimule, siis esimene asi, mis me teeme, me taastame Eesti Vabariigi suveräänsuse. Ärge looge endale täna illusiooni. Eesti Vabariik ei ole täna vaba riik. Eesti Vabariik ägab Brüsseli käpa all ja isegi võib ütelda, on teatud mõttes okupeeritud. Veel palju läheb vaja jõudu, tahet. Veel palju läheb Tiit Madissoni taolisi inimesi vaja, et ühe sõnaga meie riik oleks vaba ja suveräänne riik, et see oleks meie põliskodu, kus meil kõigil oleks hea elada. Ma ei hakka täna pikalt kõnelema, te olete kõik aru saanud asjast, kui te ei oleks mõistnud seda, mis tänane päev meil on. See on Irve park. See on muutunud legendiks, 33 aastat on mööda läinud. See on ühesõnaga Irve parki kangelase Tiit Madissoni mälestuseks medali anname üle ja te mõistate väga hästi. Ma tänan veel teid, et te siia tulite, ma tänan, et te sellest üritusest osa võtsite, ma tänan Leegioni sõprade klubi kamraade ja kõige rohkem ma tänan Tiit Madissoni. Aitäh teile! Austatud publik, teie ees on Tiit Madisson. Austatud Tiit Madisson, sinu seni alahinnatuid teeneid Eesti riigi ees ei ole võimalik üle hinnata. Märkigem sind taas ajalukku Eesti rahva tänumedaliga number 2. Tänumedali annab üle Eesti Leegioni sõprade klubi malevapealik Rein Jõgi. Täname Tiit Madissoni Eesti rahva tänumedaliga number 2. Aitäh sulle, Tiit! Kallid kohale tulnud. Ma tahan tänada siin
selle medali eest. Ma olen palju pidanud üle elama siin Eesti riigis, aga mul ei ole kunagi nii hea meel olnud kui täna. Et selles ajaloolises paigas see tänumedal vastu võtta. Ma vabandan, et meie kokkutulekul ei kanna ma seelikut. Ma vaatasin oma garderoobi kõik väga tähelepanelikult üle, aga seda ei olnud. Meie riigi juhid on varemgi suutnud devalveerida oma autasusid. Neid on jagatud küll lapsevägistajatele, küll Eesti vabadusvõitlejate represseerijatele. Kindlasti paljud mäletavad siin härra Mart Nikluse võitlust nõukogudeaegse kohtuniku Jüri Paabi vastu, keda president Ilves autasustas mingisuguse ristiga. Ja nii ongi need autasud devalveerunud, kui neid on jagatud inimestele, kes ei vääri neid. Sellepärast ma olen väga tänulik teile siin selle tänumedali eest. Aitäh teile!